Tundub igal juhul, et me olemegi juba siis laivis ja rõõm on siis alustada teise sellise väikse veebisaatega. Loodushoidlik turism on selle nimi ja iga kord siis kutsun juttu ajama kellegi turismiettevõtja, kes siis jagab oma kogemusi, mida tema siis praktiliselt teeb niimoodi igapäevaselt ja et kas teoreetilist juttu võib-olla tuleb sekka ka, et nagu aru saada, mis ja kuidas, aga rohkem ikkagi selline hands-on ja do it yourself laadi jutte. Tere, Silver, hea meel on sind siin, et aitäh, et kiirel ajal said mahti tunnikese. Ja, sul on särgi peal on Pärnu, aga me hakkame jutuga rohkem nagu Saaremaalt. Just. Et see on see, kus nagu ma tean, sa oled siis lapsest saati nagu natukene turismiga seotud. Ja, et Saaremaal on siis meil perel kunagi isa otsustas, juba ammu vist oli Arvo Iho kunagi sattus ka meil Saaremaale ja siis tema ütles, et ta oli kunagi isaga mingitel filmivõtetel olnud ja siis isa oli öelnud, et tema ostab omale Saaremaale talu. Ja siis läks mingi jupp aega mööda ja ega päris täpselt ei teagi, aga tuli siis üks pakkumine isale ja siis parasjagu oli siuke võimalus ja siis ta soetaski Valjala külje alla, mis on siis selline Kesk-Saaremaa, sellised vana talukompleksi. Talu on, seal on siis meil siuke 6 hoonet ja selline, ütleme, Eesti aegne ja nii nagu siuke vana talu, et siuke 100+ aastat. Ja siis see on meil juba meie käes olnud aastast 97 ja ega kohe siis nagu see ei saanudki turismi taustaga, sest et aastal 97 me oleme pärast tagantjärgi teada saanud, et ega seda turismi on veel sellises tasemes, praegu on Saaremaal. Ja kuskil, kui me seal alustasime, ütleme siis 98, meil tulid seal esimesed külalised, mina olin siis seal siuke väike 9-aastane poisike veel, et Saaremaal olevat olnud siis kuskil suurusjärk seal 30-40 siukest turismitalu või talumoodi kohta. Ja sellest ajast saadik siis oleme seal toimetanud ja me peamiselt toimetame see tegelikult suviti. Et meil on siuke periood juuni, juuli, august, see kõrghooaeg, kus me seal siis seda sellist turismiteenust nagu pakume, et muidu kevadel ja sügisel, talvel käime seal üpris vähe, aga kevadel ja sügisel, sügisel seal suur õunapuuaed ja põld on ja mis sinu ülesanded olid kõige esimesed, ütleme, kui sa veel koolipoiss olid ja kui mõeldagi, et see on siis nagu sa alustasid justkui turistide teenindamisega või mis rolli see? Eks seal on kõik selles mõttes, alguses päris väikse poisina lihtsalt ju jooksid mööda hoovi ringi ja mängisid peamiselt seal, meil olid mingi kass ja naabrid, seal oli siis ka rohkem lapsi külas, et sai siis rohkem lastega mängitud, aga tasapisi kuidagi ikka sai sõbrustatud seal nende turistide ja külalistega ja alguses ma mäletan, seal ikka käis päris palju seda Soome turisti. Et siis nendega, kes ju midagi väga aru ei saa ja lihtsalt sai lihtsalt seal mängitud ja kui olid mõned lapsed ja meil on seal mingid lastelaagreid olnud ja igasugu selliseid üritusi, et esimesed ülesanded pigem olidki seal, kui tööülesannetest, siis võib-olla mingid muruniitmised, mingid asjade riitaladumised, toomised, kõik siuksed pisemad asjad, mida lapsed saavad teha, et sellist rasket töökoormat ei ole nagu sunnitud, aga et midagi on ikkagi tehtud küll. Aga mis siis seal nagu
see tänane seis on või ütleme, et kes teil seal käivad ja kui suur see tegevus on ja mis see sinu roll on siis nagu täna? Täna 23 aastat on seda seal nii-öelda turismitaluna toimetatud ja mina olen rohkem viimase sükse, ma arvan, 10 aasta sees niimoodi toimetanud ka sellise ärilise poole pealt, et kuna läksin ülikooli, õppisin turundust ja äri tausta, siis nagu ikka mingid turunduskampaaniaid, selliseid tegevusi olen seal teinud ja peale seda majanduskriisi, mis oli seal 2009, et ega me peale seda nagu väga niimoodi pole sellist tavapärast turismi teinud, mis seal nagu varasemalt oli. Et varasemalt käisid seal lihtsalt bussituristid, suvepäevad ja kõik suve erinevaid etendusi on seal korraldatud. Esimesed sellised taluteatrid seal 2000-ndate alguses, 99, 2000, siis isa koos siis Aare Laanemets ja Enn Keerd ja on seal lavastanud ja teinud erinevaid etendusi. Ja eks ta on meilgi olnud selline kogu aeg selline, ütleme, pigem nagu hobi, et me nagu seda otseselt me ise ei tea, et see on selline hull turismitalu, et me kutsume teda puhketaluks ja meil käib seal hästi palju suviti peretuttavaid ja pigem viimase sellise 10 aasta jooksul ta on nagu kujunenud selliseks, kus meil nagu enda tutvusringkond juba käib ja inimesed, need, kes on meil varasemalt käinud, need käivad meil ka lihtsalt seal kas nädalavahetuseks või nädala sees või kui neil nagu puhkusajad on, et see on selline teatud mõttes osadele peredele, inimestele selliseks traditsiooniks muutunud, et nad suvel nagu tulevad sinna meile külla. Ja nagu ma mainisin, siis me nagu ei võta seda sellise, ütleme, päris nagu ärina, see ei ole meil peamine tegevus, mida me nagu teeme. Et praegu me seal siis põhimõtteliselt toimetame kahekesi, et olen mina ja siis ema. Ema seal on tegelikult seda peamiselt seda asja seal nagu taustal vedanud, et tema selline tegutsemine ja see inspiratsioon ja see, kuidas ta seda kohta tajub ja mida ta seal teha tahab, et see on peamiselt nagu tema initsiatiivil tehtud. Ja nüüd viimasel, ütleme, 2-3 aastal, enne seda koroona asja, siis ma hakkasin ise katsetama seal tegelikult natuke teistmoodi kontseptsiooni. See on siis seotud minu, siis võib öelda siis aasta läbi toimivate tegevustega, et olen IDU ettevõtluse maastikul toimetanud ka ligi 10 aastat ja olen Pärnusse rajanud sellise koostöötamis- või kaugtöökontori ja päris paljud on küsinud suviti, et kuule, et sul Saaremaal, et tahaks nagu tulla. Ja siis mul tekkis nagu siuke mõte, et kui huvi on, aga mul ei olnud seal internetti sees, et maapiirkond on ju, et seal selle internetiga ei ole kõige parem. Aga sain siis ühe lahendusega sinna internetti ja siis ma mõtlesin, et ma katsetan ja proovin ja panen väikese sellise kõlaka nagu välja, et mul on selline talukontor või siuke maakontor nii-öelda, et täiesti siuke eraldatud kohas, metsa sees, või metsa küll väga ei ole, aga ütleme põllud ja väike siuke võsa või mets on ikka ümber. Ja tule, tee rahulikult tööd. Et kuna ma oskan seda ma tunnen seda sihtgruppi ja ma võib-olla oskasin seda õigesti sihtida ja ütleme nii, et üle pika aja, kui see 2020 algus, et 2019 ma seda esimest korda nagu katsetasin, sai päris positiivse hea tagasiside väga palju. Ma imestasin, et tegelikult käis väga palju inimesi. Kust kohast te põhiliselt olid siis, mis maadest või ainult Eestist või just ainult välismaalt või? Brasiiliast, Filipiinidelt, Austraaliast täiesti siuksed seljakoti rändurid sattusid ja sattus ka eestlasi, kes tulid niimoodi
sellist töösprinti tegema. Et mitte siis, ma ei tea, 8 nädalaks või 8 kuuks, vaid pigem ka pikk nädallõpp. Ikka pigem ikka siuke nädal, töönädal ja siis siuke nädalavahetus, siuke Saaremaa avastamine ja siis lähed ära. Et sa ikkagi teed nagu nädala sees tööd, aga sa teed seda täiesti teises keskkonnas. Et sa ei ole 4 seina vahel siin kuskil linnas või ütleme oma kontoris suvel, et sa võtad eriti sellised loovad inimesed käisid, et kes teevad graafilist disaini või mingit siukest turundustegevusi ja mingid siuksed asju ja need siis nagu sattusid ja neile väga meeldis. Ja mul oligi enne seda koroonakriisi seal veebruaris 2020 oli tegelikult juba põhimõtteliselt terve suvi broneeritud niimoodi, et üks suur Eesti pank oli nõus siis 5 nädalaks minu sinna kohta võtma endale suvekontori. Aga koroona pandeemia algusega siis tegelikult kogu see asi, see kontseptsioon nagu, ma ei ütle, et ta kukkus kokku, aga lihtsalt ma arvan, et ta on pausi peal praegu, et see maailm on praegu selline, nagu ta on. Ja ma arvan, see pandeemia selles mõttes mõjutab seda kaugtöö tegemist nagu positiivselt. Seda ma just mõtlesingi, et need Eesti ettevõtted, miks tema pidi sellest plaanist loobuma, et paljud läksidki maale nagunii, siis nii-öelda juhtmõttuse töötada. Iseasi on see, et Brasiiliast või Filipiinialt keegi ei tule praegu. Ja võt, see oli ilmselt see esimene aasta, kus me ei teadnud, mis see haigus on, mis ta teeb. Ja neil oli ettevõtte sisene poliitika, et nad tööseltskonnaga lihtsalt ei liigu, ei lähe koos kuhugi, et nad isegi oma kontorites ei tohtinud väga olla. Et see oli selle poliitika enda sees ja tegelikult siis hakkas niimoodi vaikselt nagu see asi ära niimoodi pudenema ja eks me siis jõudsime ka tegelikult sellisesse nagu mõttesse, et kuna see 2020 oli niikuinii, ütlen, keeruline aasta isiklikus elus ka, et siis tegimegi pigem sellise puhke suve endale ka, sest et me ei ole ise, mul ema eriti ei ole 20+ aastat suviti väga mujal midagi teinud, kui ainult seal Saaremaal niitnud muru ja triikinud ja teinud, et need, kes on turismiasjalised ja turismiinimesed ja peavad sellist ka turismitalu moodi, siis teavad, mis see panus on. Et 20 aastat seda nagu teha on üsna pikk aeg ja ütlen ka, et sellel suvel oli meil selline pigem niisugune kergem selline periood, kus me saime, kuna see on enda oma ja me otseselt ei sõltu sellest, et rahalises mõttes meil ei ole seal töötajaid, et me ise seal toimetame, et siis me ikkagi valisime ka see suvi, et kes meil sinna nagu tuleb ja mis ajal, et pigem oligi selline, et võtaks nüüd ka selle aasta niisuguse väikse puhkusena, et see kogu see maailm, mis nagu ümberringi toimub ja mis me siin muul ajal aastast ju teeme ju samamoodi, et mina käin tööl ja ema samamoodi käib tööl ja toimetab, et oleks see suvi veidi selline puhkuse periood, aga selle kontseptsiooni mõttes ma ei ole seda absoluutselt maha matnud. Tuleks selle loodushoiu juurde, et selge see, et Saaremaa ju ongi suhteliselt puhas ja ilus ja looduslik saar. 100-aastane talu ka, et ilmselt ta ongi kuidagi selline tehtud juba tol ajal ilmselt, aga ütleme nüüd, kui te seda ümber olete ehitanud või midagi, mis oli juba enne kui sina seal, eks ju, kui sa olid veel väike poiss või samuti, mis on nüüd hiljem seal siis lisatud või tehtud või mida sa oskad nagu esile tuua, ütleme, et mis on sellist head näidet teilt? No ehitamise poole pealt ja absoluutselt, et me oleme üritanud seda vana talu joont hoida, et meil on seal aidatoad täiesti nii nagu materjalid on kõik üsna looduslikud, et meil ei ole seal plastaknaid ette pandud, et me oleme aknad oleme vahetanud samamoodi tellinud kõik puidust aknad, oleme 2 hoonel on praegu
siis Saaremaa traditsiooniline selline laudkatus peale pandud ja ühel suurel hoonel siis laastukatus. Meil on seal aidahoonel on siis vaja ära vahetada, seal on niisugune vana eterniit, et ma loodan, et äkki järgmisel või ülejärgmisel aastal saab selle, see on ka pikalt on see projekt meil mõttes, et peaks aidakatuse ka ära vahetama lõpuks. Et me ikkagi, kui me seda kohta seal hoiame, renoveerime, taastame, kindlasti on see meil mõttes, et ja miks nagu võib-olla on see pikalt, pole kõiki asju jõudnud kohe korraga valmis teha, ongi see, et kui neid naturaalselt tahta teha, näiteks aknaid, puidust aknaid, siis neid ei ole nagu lihtsalt niimoodi lähed poodi ja ostad, et meil on seal eri mõõdud, eri soovid, samamoodi, et oleks tuulutusega ja sääsevõrk loomulikult ees, et sellised eritellimused ja võib-olla jõuabki niimoodi, kuna me teemegi seda nii-öelda hobina, siis jõuabki sinna nii palju, kui sealt suvel tulu teenib, siis ega kõik suht koht investeerime sinna tagasi. Et jõuabki niimoodi vaikselt jupi haaval, sammu haaval teha. Ja loodushoiu koha pealt, eks olen ja oleme seda harrastanud perega juba pikemat aega, et ütleme, eeskujuks on siin vanaema, kes on selline hästi kokkuhoidlik inimene ja et midagi väga ei tohi enne ära visata, kui asi on juba nii ära kasutatud, et põhimõtteliselt laguneb sul kätte ära. Et see prügi sorteerimise teema on meil seal alati olnud, et kui isegi külastajad panevad seal kokku, et siis mingid portsud, asjad me ikkagi sorteerime siis lõpuks nagu, kas kui vaja, siis sorteerime ise ära. Ja see läheb ka siis, ütleme, see äravedu on nagu erinevates... Meil on praegu jah niimoodi, et kuna meil on seal endal vist 600-liitrine see olmekonteiner, see saab meil, me oleme seal aastas võib-olla 6-7 kuud niimoodi, ütleme, suvel tihedamalt, siis ega me suve jooksul, see suvi me vist ühe korra viisime seda üldsegi ja see oli pool täis. Et me ülejäänud asjad, pakendid Valjalas, mis on meil siis lähim selline keskus, seal 4 kilomeetrit, seal on olemas seesama pakendiringi, need pakendikonteinerid, sorteerime, klaasid, taarad, loomulikult kõik eraldi, pakendid eraldi, paber, selles mõttes talupidamises läheb siis ahju, saunaahju hakatuseks on ju, või siis kui on mingit jaanituld või grilli asja seal vaja teha. Ja siuke paber, mis ei põle, läheb ka paberikonteinerisse ja oma siis niisugused toidujäätmed. Meil on komposti selline koht tehtud täitsa, et komposti jaoks seal läheb siis kõik toidujäätmed sinna. Ja kuhu see kompost läheb? Meil on seal põld endale tehtud ja niisugused, ütleme, väiksed peenranurgakesed siin, et kasvatame seal endale peaaegu kõik, mis nagu kulub talvel ära, et alates siis kartulist, peedist, et see ongi rohkem olnud nüüd selline vanaema rida seal, et tema on toimetanud ja teeb seal, et kuna ta on eluaeg seda põllumajandust asja teinud, oma maakohas ja oma kodukohas ja ongi hea meel tema kõrvalt seda nagu õppida olnud, et oskaks ka ise seda toitu endale kasvatada, et pean seda sellist sümbioosi, et inimene peaks oskama endale ise toitu kasvatada, pean nagu väga oluliseks, ja ühtepidi, kui me maast midagi võtame, siis me peame ka sinna midagi ka tagasi andma ja et me ei koormaks seda maad siis nagu lihtsalt, et võtame sealt kõik mineraalid ja asjad välja, et me mingisuguseid väetiseid asju seal ei kasuta, et nõgese leotusveega kastame seal kevadel ja suve alguses, kui on vaja seal putukatõrjeid asju teha. Ma just tahtsin küsida, et milleks see nõgese leotus hea on? Ja see on putuka ja siuke, ütleme, annab taimedele niisugust kasvujõudu, energiat ja siis teistpidi ka putukatele, putukad väga ei taha minna sinna peale panida. Selle
teie turismitalu aia juurest ongi võib-olla hea hüpata siis toidu teemasse ja et noh, sa suvitad, eks ju, Saaremaal, aga muidu sa oled Pärnu mees. Ja Pärnu mees. mina esimest korda sind, kusjuures lehvasingi, minu abikaasa ütles, et seal on üks äge pood on ja et seal poes saab ka kohvi juua ja raamatut lugeda. Ja siis ma tulin sinna ja ma isegi ei mäleta, mida ta ostis, aga see oli äkki mingi 5 aastat tagasi või midagi nii. Et pakendivaba pood, et võib-olla sa üldse räägid kogu seda lugu ise. Jah, et jah, hakka algusest. Jah, see mõte, eks ta ongi niimoodi, et ma õppisin ülikoolis Taanis seal 2010 kuskil seal kandis. Ja siis 2011 avati Saksamaal selline analoogne toidupood ja mulle kuidagi jäi see kas siis sotsiaalmeedias või kuskil nagu silma, et sihuke lahe kontseptsioon ja lahe mõte. Et selline, ma arvan, et see minu põlvkond siis, ma ei ole siin nüüd sihuke kõige noorem ka enam, aga sihuke seal, ütleme, vabas Eestis, peaaegu pool vabas Eestis sündinud. Et see meie põlvkonnal on kuidagi, mul hästi palju nagu tutvusringkonnas ka nagu mõtlevad selle teema peale. Ma arvan, me oleme selline ülemineku generatsioon siis, et lähme siis sellise, mõtleme rohkem selle keskkonnahoiu peale, et ja kuidagi see on, ja ülikooli ajal samamoodi elades ise sükest üsna tudengielu, siis kilekotti Taanis ma ei jõudnud osta, see oli nii kallis, mul oli alati riidest kott kaasas ja käisin seal ka turul ja niimoodi ostad ja siis tekibki lihtsalt mingi hetk see küsimus, aga et hakkad mõtlema, vaatama enda ümber mingeid asju, et kuule, aga miks see nii on ja miks see on niimoodi pakendatud, miks mitte teistmoodi. Ja siis küsimused on niimoodi, seal hakkasid kuhjuma ja sattusin siis jah, sellisesse iduettevõtlusvaldkonda ja üks hetk nagu seal korraks viskas nagu see arvutiekraani vaatamine niimoodi kopa ette selle koha pealt, et tahaks midagi reaalselt teha ja midagi reaalselt inimestele pakkuda ja pakkuda inimestele võimalust katsetada, proovida, kas näiteks see pakendivaba elu võiks olla siis mida inimesed sooviksid katsetada ja elada selle järgi ja siis sattusin siis arutama ühe tuttavaga, kes ka kusjuures on meil perega väga palju Saaremaal käinud, Johanna-Maria Tõugu, et tema siis kuidagi Saaremaal, ma ei mäletagi, mis hetk see oli, jäime kuidagi seal rääkima ja siis mõni kuu hiljem kuskil chatis me rääkisime, et kuule, ta kirjutas, et sihuke nagu äge idee, ma ütlesin, ja ma olen ka selle peale nagu korduvalt mõelnud, et sihuke asi võiks olla ja tegelikult ma ei ole seda tüüpi, et nüüd räägime ja jätame selle mõtte nüüd, et oli tore ja see võiks olla ja keegi võiks teha, aga siis miks võiks ise teha ja võiks proovida. Jah, et milleks oodata, et keegi teine teeb. Jah, ja tegelikult siis lõpuks saigi see, et ma sain kuskilt infot, et Taanis, Kopenhaagenis tahetakse ka avada see ja siis mõtlesin, et ei, et me peame Eestis ennem olema see kui Taanis ja siis läkski toimetamiseks ja ma võtsingi elus üks otsus, et ma siis Tallinnas elasin too aeg, et ma kolin Pärnusse ja ma tahan teha seda Pärnus, et kõik ägedad asjad ei pea alati olema Tallinnas või Tartus või kuskil mujal, et Pärnus on ka ägedaid inimesi, ägedaid asju ja ägedaid kohti, mida võiks nagu siin olla. Ja see kõik sai siis ehitatud, samamoodi ise ehitasime seal, toimetasime, panime selle asja seal käima. See oli kogu aeg sama koha peal, jah, see pood? 2,5 kuuga, jah, see oli seal Kuninga tänaval, seal Pärnu Endla teatri taga. Seal kunagi, see oli Jaan Taltsi poolt ehitatud maja. Ja seal oli vana apteek oli seal ennem kunagi ja siis seal oli kirjatarvete pood enne seda pakendivaba poodi. Ja see pood, see kontseptsioon oligi siis selline, et ta oli nii-öelda pood ja ka väike sihuke kohvik ja sihuke nii-öelda pigem elustiilipood. Et me korraldasime seal erinevaid üritusi, alates siis mälumängudest, filmiõhtud, kontserdid, erinevad loengud, mingi kõik sellised asjad, mis said seal kõik ära tehtud. Ja siis mitu aastat see toimis?
Jah, me olime lahti umbes 2018 vist jah, põhimõtteliselt 2 aastat. Ja põhjus loobumiseks oli siis või läksite pankrotti? Pankrotti ei läinud, sest et ma ei lasknud sellel sinnamaani jõuda. Et tõsi, tuleb tunnistada, et talvel on väga keeruline sellist nišipoodi Pärnus nagu pidada ja 2016, 17 ja 18 aastat, kui selle peale mõelda, ja kui vaadata tänast olukorda, siis see võis olla ka veidi vara. Et võis olla veidi vara, aga teistpidi ma absoluutselt ei kahetse seda, sest et seal on käinud minu juures need inimesed, kes on praegu teinud Riias neid poode. Ennem kui nad üldse avasid, nad käisid seal meie poes seda vaatamas. Hästi palju inimesi tundis huvi väljapoolt. Ma olen Venemaal, Moskvas teinud läbi Skype'i mitmeid kõnesid, et keegi tahtis seda teha. Et ma arvan, et sellest on saanud nagu võib-olla see, et me siin regioonis selle tegime, mingisuguses osas inimestele see nagu mõjus seda, et seda on võimalik teha. Ja ma loodan tõesti ja siiralt loodan, et need asjad neil nagu toimivad. Et minul nagu ka paralleelselt selle poega sattus niimoodi, et samal ajal, umbes kui me seda poe olime käima tõmmanud, siis sügisel me hakkasime seda vaba kontorit seal tegema ja paralleelselt 2 asja nagu teha oli väga keeruline. Ja kui üks asi nagu rahalises mõttes sööb hästi palju, siis lihtsalt üks hetk saavad ka mingid varud, isiklikud varud juba saavad otsa, et siis tuleb see raske nagu valik teha. Ja oli plaan küll seda teha, laiendada ja mõtteid oli ja oli ka huvilisi, kes oleks soovinud investeerida. Aga lihtsalt kuidagi ajaliselt see asi ei klappinud ja väga raske oli muidugi see otsus vastu võtta, et see kinni panna. Aga kuidas nendel lätlastel läheb? Kas Riias ta praegu on olemas või? Riias on vist 3-4 tükki neid minu teada ja Tallinnas on ju nüüd ka see ilmapood ja Pärnus on ka tegelikult olemas. Kus kohas? Port Artur 1. Et Port Artur 1, see on seal, kus on Pika tänavapoolne sissepääs. Seal on olemas, mul ei tule see nimi praegu meelde, aga üks ka, kes toimetab, tal oli mingi e-pood ja selle e-poe siis taustal ta mõtles, et seda kontseptsiooni teeb ja minu teada on ta seal siiamaani olemas, et ma seal vist eelmine aasta korra külastasin ise ka neid. Aga kui palju üldse turistid külastavad, ütleme, sinu enda näite puhul, kui olulised turistid olid või sõid nagu kohalikele täiesti? Ei, kuna see Kuninga tänav paikneb siin selle Tallinna väravate ja ütleme selle Rüüti tänava siukse diagonaali peal, siis päris palju alguses, kui me selle avasime, siis olid ikka bussidega tulid inimesed sõna otseses mõttes. Külastama seda? Ja tuldi lihtsalt ja põhiline küsimus oligi see, et tuldi uksest sisse ja öeldi, et kas me tohime siin poes ringi vaadata. Siis aga alati võib ringi vaadata ja lõpuks siis ma printisin ühe paberi ka, ma panin sinna suure ringi keskele ja siis panin, et siin poes võib ringi vaadata. Et see ei olnud siukse nagu mõnitamisega, aga lihtsalt väikse siukse vimkaga, et tegelikult see pood oligi pigem siuke elustiili pood põhimõtteliselt, et me olime lahti nii kaua, kui me viitsisime seal olla selles mõttes, et meil oli muidugi 10-8 oli see avamise aeg, aga ma olen ka seal öösel kella 2 paiku inimestele pähkleid ja mingeid asju müünud, et kui ma ise seal viitsisin olla, siis uks oli alati lahti ja kõik olid oodatud ja turistid sattusid sinna tõesti päris palju ja küsiti, et mis kontseptsioon ja ma tean, et tehti ka intervjuu minuga seal ja pandi sinna lennuki ajakirjadesse, nii et Pärnu sai nagu, mina isiklikult arvan ja ma olen seda ka kogenud, et tegelikult Pärnu sai selles mõttes nagu korralikult kaardile teatud ringkondades.
ja see, et me siin piirkonnas seda tegime, esimesed olime, et ma ei teinudki seda sellepärast, et esimesed olla, vaid ikkagi see, et anda inimestele võimalus katsetada ja proovida midagi teistmoodi teha ja uus kontseptsioon. Aga näed sa, et ütleme, külastajad küsivad selliste mingite öko- või loodusasjade järgi rohkem kui kohalikud või? No nüüd... Või vastupidi? Selles mõttes tõesti, et me ei müünud seal ju ainult toitu, et me müüsime seal ja see kontseptsioon oligi siuke ka, et Eesti kaupa oleks rohkem seal. Et muidugi mingid maitseained, mida meil siin ei kasva, need olid ka sees. Aga sellised Eesti käsitöö šampoonid, näiteks tahked šampoonid, erinevad kosmeetikatarbed, mis on Eestis tehtud, et ma just siin hiljuti üks, kes ostis omale sealt elukaaslasele selle tahke habemajamisvahu, niisuguse topsi ja seal topsi sees on, seda saab täita, niisugune puidust tops ja seal on see habemajamisvahu täite see klots ja mul on neid siiamaani alles. Nii et ma siis praegu lihtsalt kinkisin, et tegelikult tagantjärgi ka nagu seda siis inimesed ja mult on küsitud, et kuule, palju sul maksis umbes kurkum seal, et ma siin vaatan Tallinnast, et mis see maksis, et sellist võrdlusasja nagu ikka tehakse. Aga osa siis sellest toidukraamist tuli ikkagi ka otse tootjatelt ümber linna siit Pärnumaalt? Ja, osa tuli siit ümber Pärnu ka, et me seda jälgisime päris palju, et kui võimalik, et näiteks piimatooted, toorpiim tuli meil Mätiku talust, siis oli meil seal Katarussaare talust oli seal supipõhjad ja sellised ülihead marja mahla tootmisjääkidest sellised magusad kommid, niisugused pehmed nagu kummikommid. Siis leivad, saiad, siin kohalik Pärnamäed oli seal veel kesklinnas, seal Tallinna maantee ääres, kui neil see koht oli, siis otse värskelt võtsin sealt lahtiselt, ilma pakendita sai. Ja eks selliseid kohalikke pakkujaid tuli ka lõpuks niimoodi ise. Just tahtsin küsida, et kuidas see varustamine sul üldse käis, et sa ise ju ei sõitnud mingit ringi mööda neid talusid või? Ei, ma päris niimoodi sõitnud ja, et ikkagi toodi ära, jah. See otse tootjalt tarbijale oli siis juba ka Pärnus olemas, eks ju? Ta vaikselt toimetas ja seal me käisime proovimas erinevaid neid tooteid ka ja jahusid võtsime ka siin, mul ei tule nimed nüüd meelde, aga ka kes Otil müüs, et võtsime ka neilt, et jah. Aga ütleme see koostöötamiskeskus, see on ka niisugune natuke nagu uus mõte on ja see on ikkagi peamiselt nagu kohalikele Pärnu inimestele või on ka see mingi selline hübriid ja kui palju sul seal käib, keda võiks nagu Pärnu külastajateks pidada siis? See on hea küsimus, sest et... Või üldse võib-olla sa räägid, mis see siis on nagu ka? Jah, see koostöötamiskeskus, seda võib ka nimetada teistmoodi selliseks vabakontoriks, kus sa siis rendid omale lihtsalt sellise tooli ja lauakoha, et sa ei rendigi omale nagu kontorit, eraldi ruumi, vaid sa töötad üheskoos samas ruumis erinevate inimestega, kes teevad siis mingit teist tööd. Et see vajadus tuli ka puhtalt sellest, et kui ma Pärnusse tagasi kolisin, siis ma hakkasin nagu kohe puudust tundma sellest nendest startup ettevõtlusega seotud olevatest inimestest ja selle need, kes seda meelsust omavad, sellist avatud mõtlemist ja head sellist koostööd ja avatud suhtlust, et ei olnud kohta, kus ma saaks nagu käia inimestega niimoodi suhtlemas. Ja siis juhuslikult see naaber, kes mul oli seal poes Kuninga tänaval, oli seal üks elumaja kõrval ja sealt üks noor paar, Oliver Sild ja Agnes Talalaev, et nemad olid siis mul seal poes naabrid ja me puht juhuslikult sattusimegi täpselt niimoodi kokku, et Oliver tuli hommikul põhimõtteliselt kuuma panniga tuli poodi ja siis lõi selle muna poes otse panni, siis koored jättis ka mulle, et see on täiesti pakendivaba. Ja siis me jäime kuidagi nagu rääkima ja mul oli seal mõned käsitööõlled oli poes ja siis
ja Oliver ise oli ka sihuke alustav ettevõtja. Ja kuidagi see mõte läks sealt nagu veerema, et ka Pärnus võiks ka olla sihuke koht, et Tallinnas oli Ravala puiesteel sihuke, nüüd on neid Tallinnas juba, jumal, ma ei tea, ei jõua neid isegi üles lugeda. Sellist kontseptsiooni sa esimesena teinud, et neid ikkagi juba jagus? Ja neid selles mõttes selline kontseptsioon, kus sa lähed, rendid omale kontori, pinna või tooli ja laua kuskil mingisuguses avatud kontoris, see nagu ei ole midagi erilist. Et mis meid võib-olla nagu eriliseks teeb, on see nagu see sisu pool, mis me sinna juurde pakume. Ja tegelikult see kohalikul tasandil selline võrgustumine, eriti nagu nii-öelda nooremad, vanemad inimesed, eksperdid ja alustajad, et see sümbioos, mis seal keskuses nagu tekib, et see on selles mõttes väga raske panna kuhugi nagu sõnadesse või ära kirjeldada seda, et seda tunnet ja seda, kes need inimesed seal on ja kuidas nad sind vastu võtavad ja kuidas sind aidatakse, seda peab nagu ise kogema. Ja meil oligi nagu selline mõte, et või minul peas oli see mõte ja siis selgus, et ka Oliveril oli see peas selline sarnane mõte ja siis selgus, et veel on mõned inimesel selline mõte. Ja siis kuidagi juhuslikult sattus niimoodi, et linnavalitsusest Aare Raev too hetk oli ettevõtluse peaspetsialist seal ja siis tema oli need kõik inimesed kokku kutsunud ja siis Oliver tuli mul poodi, ütles üks päev, et kuule, et me siin umbes poole tunni pärast saame kokku siin Edelweissis, et me arendame seda kontseptsiooni, et tahad ka tulla. Mul oli, et okei, panin siis poe kinni ja jooksin sinna ja tegelikult sealt see asi hakkas nagu ka edasi rulluma, et koorus välja siuke tuumikgrupp ja me hakkasimegi siis seda asja ajama ja tänaseks päevaks see asi, mõtlen, toimib väga hästi, et ma ei ole isegi seoses oma praeguse tööga, ma ei ole seal sisuliselt nüüd enam nagu aasta aega niimoodi kättpidi sees olnud või üle aasta isegi, et on hästi tore, et see asi elab juba oma elu, toimetab nagu ise, et sellist ka verevahetust on vaja mingis mõttes, et jälle uued mõtted, uued inimesed ja las inimesed saavad võimaluse, toimetavad ja proovivad ja tegelikult see koht ongi selleks mõeldud, et niimoodi koos ühiselt areneda ja kasvada. Ja meie üks fookus ongi siis ettevõtluse arendamine ja tugimine ja selline alustavate ettevõtjate ja teistmoodi mõtlejate võib-olla, mitte nüüd selles mõttes teistmoodi mõtlejad, et midagi nagu halvasti, aga lihtsalt, kes IT-valdkonnas tahavad midagi saavutada või mingites sellistes valdkondades, aga samamoodi on sinna oodatud tegelikult kõik, kes tegelevad alates mingit turundamisest, kuni meil on seal isegi Euroopa kohtunik, üks Euroopa kohtu mingi inimene seal kaugtööd teinud, et see pigem see kokkuvõttev sõna on siin selline kaugtöö, et eriti nüüd tänasel päeval, kus võib juhtuda see olukord, et kodus on väga keeruline tööd teha seoses, et lapsed peavad kodus olema, kaugõppe, mis iganes, et sul on vaja seda rahulikku tööaega, siis see on see koht, kuhu saab lihtsalt minna ja siis on see kogukond seal ümber. Aga kui ütleme Saaremaal selles Lausetalus sul see mõte ikkagi oli, et need tulevad inimesed ja just selles keskkonnas ka nagu puhkavad või ütleme selline töö ja puhkus koos või pleasure on niisugune moeväljend, et siis siin Pärnu puhul see ei toimi või nii, et inimesed tulevadki, saavad osa sellest Pärnu elust ja samas siis kasutavad seda forward space'i oma kontorina. On see nii või kui palju seda siis on nii? See suvi näitas, et tegelikult on väga palju. Et meil eelmised suved ei ole nii palju olnud inimesi, et selliseid 1 päeva, 2 päeva külastajaid, et neid on olnud see suvi, neid oli tõesti väga palju. Et see trend kindlasti jätkub, sest et selle asja, sa tõid selle ühe termini, et mina olen kuulnud sükest terminit nagu workation. No. Adventures on ka suus moesõna, see on siis education ja adventure. Et neid huvitavaid sõnu tuleb, aga et sa tõesti teed nagu, tuled Pärnusse näiteks tahadki pikka nädalavahetust teha, võtad elukaaslane, lapsed on rannas ja sa teed näiteks neljapäeval, reedel hommikupoole teed oma koosolekuid, teed oma tööasjad ära, õhtul poole või päeva poole lähed, oled ka, veedad rannas aega ja naudid siis kõike seda, mis nagu Pärnul pakkuda on. Et selliseid asju oli küll palju. Räägi sellest, ütleme loodushoiu poolest ka seos selle
koostöötamiskeskusega, mis te olete seal teinud selleks, et jalajälg oleks väiksem? Jah, et eks kui me selle asja seal nagu käima panime, siis me paratamatult pidime taaskasutama asju, sest et ka see keskus on rajatud sellise, ütleme, MTÜ vormis, et see ei ole nagu need, kes selle asja käima tõmbasid, et nad siiamaani on vabatahtlikud seal organisatsioonis. Et tuli ikka leida siit-sealt kasutatud materjale või niisugust nii-öelda asja, mida saab seal siis kasutada, kui meil vaja on ehitusmaterjalide poole pealt. Et näiteks Ecopürch, mis on Pärnus niisugune kase liimpuiduplaadi tootmisettevõte, et siis nende tootmispraagid on siis meil praegu seal ilusasti need kenad lauad, mille taga tööd saab teha ja muidugi seal prügi sorteerimine on ka see on niisugune elementaarne juba tegelikult, et taara ja olme ja paber ja kõik niisugune asi käib nagu eraldi. Ja lisaks siis korraldanud seal erinevaid loodus- ja rohevaldkonna, nii rohetehnoloogia kui ka ütleme, toiduteemalisi selliseid üritusi, et samamoodi jälle tuua inimesed kokku, inspireerida neid, pakkuda, näidata uusi võimalusi, kaasakseid lahendusi, et inimesed saaksid oma siis eludes neid rakendada, et need on olnud sellised peaaegu igapäevased tegevused, kui ma seal ka nagu vabatahtlikuna siis poe kõrvalt toimetasin, et korraldasin, nii poes korraldasin erinevaid üritusi kui ka siis seal Forward Space'is, et saaks asjad läheksid paremuse poole. Kuidas te seda Forward Space'i üldse turundate ka või kuidas te leiateid? Me oleme kõik asjad nagu läbi katsetanud ja proovinud ja ma arvan nüüd nagu väga enam turunduse koha pealt suuri pingutusi tegema ei pea, et meil on korralik veebileht ja ära optimeeritud see Google'i otsing, et kui keegi otsib kontorit Pärnus või niisugust ja inimesed oskavad juba otsida ka, et kuskilt on kuuldud, et me oleme, eks see kõige parem turundus, ma võin siin nüüd kokkuvõtvalt selle turunduse ploki peale nagu öelda, mis on ka meil Saaremaa turismitalu puhul või puhketalu puhul kõige parem turundus on see, kui sind soovitatakse. Et ei ole just, et sellest ei saa üle ega ümber. Ja see on see, mis aastast aastasse siiamaani tulevad seal inimesed, tullakse tagasi ja keegi jällegi soovitas, ütles, et mine vaata, seal on see koht või midagi sellist, et me tõesti seal nüüd, ütleme viimased 10 aastat, me ei paku seal mingeid lisateenuseid. Meil ei ole seal ei mingid massaaže või mingisuguseid erilisi asju, et me pikalt olime lihtsalt selline, ütleme, suvepäevad, pulmad, niisugused, lihtsalt. Suured grupid. Jah, niisugused, ütleme, 30 pluss on ja meil tegelikult voodikohti on seal niisugune, ütleme, 40 tükki, mis ei ole väga palju, aga suured grupid, osad siis telgivad ja ütleme, kuni seal 30 niimoodi, et mingid sellised sünnipäevad, niisugused asjad. Et me ei olegi seal nagu lisateenuseid kui selliseid pidanud selles mõttes juurde tegema. Muidugi, kui seda tahta nagu päris nagu suureks lükata ja äri teha tõsisemalt, kui me seda teeme, sest et ega me seal nagu tõesti, et osad tuttavad meil käivad, on seal praktiliselt juba peretuttavad niisama ka suvitavad seal. Et kõik, mis me seal teeme, teenime, läheb sinna koha arendamisele, remontimisele, jälle terrass vaja värvida, on ju, midagi kes teha, siis teeme seda. Sa nimetasid seal oma, eks ju, vanaema, aga kes sul veel on üldse sinu eeskujud või ütleme ideid, kus sa oled saanud, me sinu juba kuulsime, aga kui küsidagi, et kus sa saad inspiratsiooni, et kes on need inimesed, keda sa pead nagu endale eeskujudeks? Ausalt ütlen, siis mind inspireerivad tegelikult
väga palju inimesi, ma ei saa konkreetselt kedagi välja tuua. Mind inspireerivad inimesed, kes nagu ise ka toimetavad ja tegutsevad ja mitte lihtsalt nagu selles mõttes ei virise. Näiteks Aivar, sina samamoodi tegelikult ausalt, sa oled väga inspireeriv inimene. Samamoodi, et sa toimetad, tegutsed ja kõik sellised inimesed, et mul ei ole mingeid selliseid suuri eeskujusid, suuri nimesid pakkuda, et kõik, kes meil seal Forward Space'is on, kõik samamoodi inspireerivad mind. Minu kolleegid inspireerivad mind igapäevaselt, et ma üritan nagu sellisest väikestest asjadest seda inspiratsiooni saada ja panna tähele seda, mida nagu inimesed ümberringi teevad, et alati ei pea olema selline jõudnud kuhugi miljardäriks või see ei ole nagu minu jaoks nagu eesmärk, et oluline on see, et inimesed saaksid omavahel ilusasti, hästi mõistlikult läbi ja et need, kes tahavad midagi teha, et nad teeksid seda. Et mis ma nagu saan oma tegemiste pealt nagu öelda ka kogemuse põhjalt, et kindlasti tuleb igasuguste asjade juures tagasilööke, aga seda tõesti ei tohiks võtta nagu sellise põhjapaneva läbikukkumisena. Et kui ma selle poe nagu kinni panin, et ma muidugi esimene mõte oli see, et ma olen nüüd läbi kukkunud, et see asi, ma ju nii pikalt tegin ja tahtsin seda ja ma ei saanud, et ma kukkusin läbi. Aga tegelikult, kui seda nagu tagasi vaadata, siis see oli meeletult suur ja äge õppetund ja ilma selleta, selle kogemuseta ma praegu ei teeks neid asju, mis ma teeks. Ja need asjad ei pakuks mulle huvi. Ja nii nagu sa ka oma sissejuhatuses tõid, et ma ei tunneks ju ka sind, et kui sa sattusid nagu sinna poodi, et tegelikult need kõik asjad, need on mingis mõttes head ja ma üritan ka praegu igapäevases elus ja töös seda nagu tähele panna, et kui midagi tundub, et ei ole nagu, ei läinud hästi, siis ma üritan alati mõelda, et aga mille jaoks see hea on? Või mille jaoks on see positiivne. Et alati leiab selle positiivse nurga ka tegelikult üles. Et ma arvan, et see ongi selline asi, mis mind nagu edasi viib ja inimesed, kes nagu toimetavad ja on tegusad, kõik need samamoodi on inspireerivad. Mul on selle saatega muidugi või sarjaga nagu mõte, et ikkagi kõik me hoiame seda turismi nagu fookust, aga on selline nagu natuke laiem küsimus mul just endal tegelikult, mis on siis, mida ma tahan küsida, loodusõigused. Ma ei tea üldse, et kui palju sa oled selle peale mõelnud ja võib-olla, et oled mõelnud, tundub, et see idee, ma ise vaatan, siis see levib nagu kulutuli nagu ja ka siia just nagu lääne ja põhja poole Euroopasse, et mis muutuks või mis oleks teisiti, kui anda loodusele õigused? Paralleelselt lihtsalt jälle taustaks võib-olla seda, et ma korraldasin taimetoidupäeva ka Pärnus 3 aastat. Et ma olen ka selle valdkonna sees olnud ja tunnen neid inimesi ja loodusõigustest rääkida, siis mulle esmalt muidugi tuleb loomade õigused. Et mina arvan, et inimene peaks olema vastutustundlik oma keskkonna üle ja selles mõttes võiks küll kehtestada mingisugused normid või reeglid või õigused, mida siis me kõik ühiskondlikult aktsepteerime ja looduse suhtes siis ka täidame. Et olgu ta siis metsade puhul või loomade või mille iganes meie keskkonna ümber, sest et siin nüüd enam vaadates igasugu statistikat ja uudiseid ja lugedes, mul on nüüd üks sellesama poega, mis ma olin väga ka revolutsiooni hõnguline, et me peame kõik inimkonnana hakkama nagu selle pakendi ja prügi teemaga nagu tegelema. Ja nüüd nagu ma näen, kus umbes Coca-Cola hakkab nagu reklaamima, et kuule, et meie pudelid on mingi taaskasutatud plastikust, siis nagu järelikult on see asi nagu väga hapu juba. Et kui juba suured korporatsioonid hakkavad selle peale mõtlema ja juba käituvad ja tegutsevad, mis on tegelikult väga positiivne, sest et me ei saa kõiki tarbijate ja inimeste kaela suruda, et nüüd, teie peate sõitma elektriautoga, sest et muidu saastate väga palju. Aga see on nüüd samamoodi tootjad,
et selle vastutuse peavad võtma kõik ja ma arvan, nii-öelda looduse puhul nii kui me sealt midagi võtame, me peame sinna ka midagi tagasi andma, et siin on võib-olla sellised mingisugused jõud või põhimõtted, mis käivad nagu üle meie peade kõvasti, et me inimesed ei ole siin universumi kuningad, et siin on mingid teistsugused reeglid, mida tuleks arvestada ja läbi kaaluda. Ja küsiks veel sinu käest ka lõpetuseks ühe raamatu soovituse või võib-olla ka mitu. Vot jah, ma viimasel ajal olen lugenud ainult kooliõpikuid, sest ma käin praegu ka siin Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. Aga üks viimane selline, mis ma nüüd siin suvel tegelikult lugesin, et läheb natuke sellise inspiratsiooni valdkonda ka, et üks sõber soovitas ja tõesti väga hea lugu on see, kuidas Disney looja ja kes siis selle Disney nagu äriks tegi, tema nagu sihuke lugu, et lihtsalt vahelduseks ma mõtlesin, et ma võtan siin suvel, puhkus oli nädal aega, et mis ma siis nagu teen. Et mõtlesin, et ma natuke loen sihukest ka, et kuidas ta muutis seda ettevõtet ja kuidas ta seal nagu, see mul lihtsalt oli too hetk selline nagu huvi, et ma raamatu koha pealt soovitaksin, vähemalt minu puhul, et sellised inspireerivad lood inimestest, kuidas neil on läinud, et õppida teiste siis vigadest, kogemustest, kõrvutada seda, kuidas siis mina saaks paremini teha ja kõik nagu sellised raamatud, mis mulle huvi on pakkunud siin viimase 2-3 aasta jooksul. Aga suur tänu veel, et sellise õhtuse juba on aeg otsas, jah? Tunnis, tegelikult on meil mingi mõned minutid veel. Kas ma äkki jätsin midagi küsimata? Ei, ma ei tea, ma mõtlen, et rääkisime päris mitmest asjast, et kas sa said pigem vastuseid oma... Ma arvan, et kui ma selle kuulan üle, siis ja mul on see mõte, et ma nüüd ta lõikan võib-olla ka sinna podcasti ja pärast teen sellest ka mingisuguse blogiloo, et ma arvan, mina sain küll jah need vastused, mida ma mõtlesin selle peale ja tegelikult ega turismiettevõtjad ju sind väga niimoodi turismiettevõtjana ei teagi, aga kuna mina tean sind just kui sellise nagu loodushoiu, keskkonnasäästu peale nagu mõtleva ettevõtjana ja et need on ikkagi seotud, nii see pood kui kaugtöökeskus, siis ma arvan, et see oli huvitava jutuamine. Ja, et eks ma ikkagi igapäevaelus neid samu põhimõtteid nagu üritan ikka ise ka nagu ikkagi jälgida ja teha ka, et on käinud siis, poekott on kõige lihtsam asi, see on kõige levinum, aga et Saaremaal oma seal talupidamist tehes, et ikka vaatad, tänapäeval on juba lihtne ka poest vaadata mingeid värve või mingeid asju, et nad on vesilahuse baasil, et ei oleks keemiat. Me just eelmine suvi tegelikult seal teisel korrusel tegime ka, värvisime seal veits seinu, pahteldasime, tegime, et ikka sellist otsid ja vaatad seda keskkonnasõbralikumat lahendust. Puhupiimaga? No näiteks jah. Aga mul tuli see lisaküsimus veel siis, et milline sinu siis positiivne visioon on rohepöördest? Rohepööre, see on üks huvitav termin, et ma ei ole seda nagu enda jaoks võib-olla niimoodi lahti mõtestanud, aga ma arvan seda, et esiteks meil ei ole pääsu. Me peame hakkama teistmoodi oma elusid korraldama, siin sellest ei ole pääsu. Et kui tihti või kuidas ta on nagu selle poliitikaga seotud, see on nagu üks küsimus, aga inimesed
ma arvan, on piisavalt targad ja oskavad ja saavad ka aru, et keskkonnas on vaja asju hakata teistmoodi tegema. Et siin, kui me räägime mingisugustest suurtest energeetikaprojektidest ja asjadest, et tõesti need lendavad siin üle nii-öelda lihtinimeste peade, et me ei saa seal väga midagi muuta. Aga me saame teha selliseid väikseid sammukesi ja väikestest asjadest tulevad suured asjad, et see on ju põhimõte, et piiskadest saab meri, või järv või jõgi või kus iganes, et väikestest asjadest saab see asi alguse. Väga hea. Ilus mõte, millega lõpetada. Jah. Mõnusat õhtut. Ja, aitäh ja edu kõigile. Nägemist.